Tere tulemast Tiiu õhturännakute podcasti, kus on jutuks rahulikud teemad erinevate saatekülalistega. Kes soovib täielikult lõdvestuda ja miks mitte magama jääda, siis teie jaoks on kõige lõpus meditatsioon. Meil on siin podcastis tavaliselt rahulikud teemad, nii et ma loodan, et me seekord ka ei löö teie veresuhkrut lakke. Mina olen saatejuht Eha Kruus ja minuga on ennetava meditsiiniarst Sergei Saadi. Tere, Sergei! Tere, Eha! Aitäh kutsumast! Aitäh sulle tulemast! Et veresuhkruni me jõuame ka, aga kõigepealt palun räägi lihtsalt lühidalt endast. Et mida tähendab ennetava meditsiiniarst? Ma keskendun rohkem ennetavale osale. Ma ei käsitle inimest kui objekti, mis koheselt vajab tabletti mingi sümptomi kõrvaldamiseks. Muidugi, kui ta tuleb mingi ägeda probleemiga, ma üritan ta ravida nii palju, kui ma oskan. Aga käsitlen teda kui sellist, praegu selline moodne sõna holistiline lähenemine või integratiivne, selline terviklik. Et üritangi vaadata rohkem tema elustiili poole. Küsitlen, kuulan, vaatan ja uurin põhjalikult tema eelnevaid vereproove 3-5-10 aasta jooksul, igasuguseid analüüse. Üritan leida mingisuguseid seoseid oma vahel või näiteks, kui on ta käinud erinevate arstide juures, igaüks leiab mingi väike osa siin, väike seal. Ja ega keegi ei, mõni arst kindlasti tahab ja oskab neid ühendada, aga kahjuks mitte kõik. See peaks ju perearsti töö olema, aga nad ei tee seda. Võib-olla ei pruugi 100% olla just see töö, et ikkagi iga arst peab oma tööd lõpuni ära tegema, et kui ta alustas selle ja avastas mingi probleeme, et siis ta peaks lõpuni oma kõik need uurimistööd lõpule viima. Perearst võiks olla see ahel, aga kahjuks ajanappuse tõttu ta ei ole. Nii et ma olen ise ka sellest aru saanud, et ma olen päris pikalt perearsti tööd teinud ja teen ka siiani. Nii et selles mõttes vahe on, et kui mul on tund või 1,5 tundi patsiendi peale või kui mul on 15 minutit. Sul on nii kaua aega, jah? Et tavaliselt, kui sa oled perearst, siis sul ongi ainult mingid kindlad, isegi võib-olla mingid šabloonsed asjad, et sa tead, et iga patsiendiga sa käitud niimoodi, et oma aega säästa, et oma ressurssi säästa, sest sul on, ma ei tea, 20, 30, 50, 60 kontakti päevas ja sa pead kuidagi ellu jääma veel selle juures. Ja sul ei ole väga aega ennetamiseks, sul ei ole aega väga küsitlemiseks, süvenemiseks. Sa võid küsida, kas patsient teeb trenni, ta võib sulle vastata, et jah, teen, aga ja sind, kui sa oled riiklikus süsteemis töötav arst, siis sellest juba piisab. Aga mulle ei piisa sellest. Patsient võib mulle öelda, et teeb trenni küll, aga see võib olla näiteks, ma ei tea, käib koeraga jalutamas või käib trennis 2 korda nädalas kell 9 õhtul. Ja seni, kuni ma ise oma kõrvaga ei kuule neid vastuseid, mida ma õigeteks pean, ma ei lase lahti. Ja see puudutab nii trenni kui ka toitumist. Täpselt samamoodi, et sa võid tulla kas näiteks õe juurde või arsti juurde, ta küsib, et kas sa toitud tervislikult. Sa võid öelda, et sa toitud tervislikult, aga kui see tervislik toitumine ongi selline toitumine, mis sulle ei sobi, mis põhjustabki sinu tervisemuresid, selleni peab veel jõudma, et see on ikkagi toitumisega seotud. Ja selle juures peavad olema sellel meditsiinitöötajal õiged meditsiinilised teadmised, mida ei ütleks, et neid ei ole, et võib-olla neid ei ole arendatud, sest aega ei ole. Kui tal on 15 minutit, tal ei ole aega. Jah, aga sa oled kirjutanud ka sellise toreda raamatu nagu veresuhkru ohtlikud saladused, et mis seal veresuhkrus siis nii ohtlikku nüüd on? Veresuhkrus või üldse glukoosi või suhkrus või mis tahes tärklis, kui me räägime, need tärklis on lõpus ikkagi glukoos või suhkur, need on liitsuhkrud ja lihtsuhkrud ja praegu uuritakse ikkagi rohkem seda poolt, et inimesed ei ole kunagi nii palju suhkrut tarbinud, tärklisid ei ole täpselt samamoodi kunagi nii palju tarbinud. Sellepärast, et nad ei saanud poeriiulist osta neid igasugust näkke.
eks ju. Ja isegi siis, kui nad said osta midagi juba näiteks 50 aastat tagasi, ega nad ei saanud aastaringselt seda osta. Mingeid eksootilisi puuvilju, smuutisid, no mis iganes, mingid koogid, tordid, et igal asjal oli oma hind, et mida võib-olla igaüks ei saanudki endale lubada. Ja kogu toit oli enamasti kodus valmistatud. Selge, et ka suhkur ei olnud kõige odavam. No okei, mingi aja pärast läks odavamaks. Aga ikkagi praegu suhtutakse suhkrusse nagu sõltuvussainesse, nagu suhkur on sisuliselt mürk. Kui me räägime suhkrust, see koosneb 50% sellest on fruktoos, puuviljasuhkur ja 50% on saharoos. Glukoos, vabandust, ja siis see on see glukoosi fruktoosi segu sisuliselt. Fruktoosil on omad puudused ja eelised, glukoosil on omad puudused, on eelised. Kui me räägime sellest segust, mis iganes kõige ökom kokos, piimas, kokos, õiesuhkur. Kõlab tõesti väga ökolt. Ja või mingi roosuhkur, vahet ei ole. Sellest on pool fruktoos ja pool või meie glukoos. oma mesimummude mesi. Ja neid, mida teeb suhkur glükeerib, kahjustab meie veresooni, meie närve, neere, aju, nii et seda nimetatakse glükeerimiseks või glükatsiooniks ja üks vananemis vastastest mehhanismidest või meetmetest, mida me võime rakendada, on hoida glükoosi madalal. Et siis ka meie nahk vananeb aeglasemini. Et kui sa tuleksid mõnele naha või dermatoloogilisele konverentsile, kus räägitakse naha vananemisest, siis seal alati keegi mainib seda, et see glükeerimine on ka väga oluline. Et selleks, et nooruslik olla, tuleb suhkru söömist, mis iganes kujul vähendada. Ühesõnaga, suhkur on tegelikult vaenlane number 1 praegu meie praeguses elus on ju kõikidel. Jah, suhkur ja sinine valgus. See. Seda, okei. No nii, aga meie räägime täna suhkrust. Ja on selline seade nagu glükoosimonitor, et seleta mulle, mis asi see on ja miks seda peab kasutama või ei pea kasutama? Jaa, ma tegelikult ka praegu kannan seda, aga lihtsalt see mul kõhu peale ei hakka näitama. Ja ma hakkasin seda kasutama juba varsti 5 aastat tagasi, kui ma avasin oma kliiniku ja siis ma lihtsalt sain aru, et see on see, mis mind ennast huvitab ja mis kindlasti huvitab patsiente ja mõtlesin, et äkki arste ka huvitab. No, kahjuks jah, et ikkagi sellesse suhtutakse endiselt kui see on mingisugune selline ebamäärane vidin, et võib-olla rohkem põhjustab inimestele ärevust, et me pigem seda üldmeditsiini ei tooks, et jäägu see pigem endokrinoloogide pärusmaa ja inimeste jaoks, kes on suhkruhaiged. Aga tegelikult on ka tehtud ütleme välja, et sina ise ei ole suhkruhaige, eks ole? Ei ole. Ma olen lihtsalt mingi aeg vaadanud, et kuidagi kas kaalus võtan juurde või üldse tunnen ennast halvasti, kui söön mingit leiba, ma armastasin näiteks süüa. Ja siis ostsin selle monitori paigaldasin. Kas me leiba ei tohi enam süüa? No kord nädalas võib-olla 1 viil on okei, aga ja pigem päeva esimeses pooles. Me ikkagi peame lähtuma optimaalselt, eks ole? Me teame, mis näiteks igaüks võib öelda, tead, ma söön seda leiba ja ma tunnen ennast väga hästi, ma ei hakkagi sellest loobuma. Sa võid tunda ennast hästi. Või leib on eestlase põhitoidu. Nagu kartulgi, aga tegelikult ei ole. Eks ole, kartulit toodi Peruust ja see on ju Ladina-Ameerika riik, hästi tärklise riikas, miks eestlased Põhjamaa rahvast peab seda sööma. Meil on muud, meil on kaalikad ja porgandid võib olla ja peet, kus on 3 korda vähem süsivesikuid võrreldes kartuliga. Aga suhkurid on vist rohkem, väga magusad. Ei, need on samad. Me räägime ikkagi süsivesikutest ja mis sisaldavad ka, sisaldavad ka suhkurid endas. Nii et seda glükoosimonitori, see on hästi väike selline vidin. Aga see on sul kõhu peal nagu vööna või? Jaa, hästi väike nagu nupuke. Nupuke on kõhu peal.
seda võib paigaldada kas õlavarre tagumisele osale või siis kõhule. Ta on nagu plaaster või? Nagu plaaster, jah, aga see ikkagi nagu, seal on üks väike nagu püstoli moodi selline seade ja ta lükkab seda sisse, et seal on väike nagu traat või nõelake. Ja see püsib paar nädalat ja ühildub telefoniga ja näitab, kuidas siis veresuhkur kõigub. See tegelikult ei näita glükoosi verest, vaid rakkude vahelisest vedelikust. Sellepärast seda ei tohi kasutada diagnostilise vahendina. See ei ole meditsiiniseade selles nagu diagnostilises mõistes. Ja see ongi oluline, et kui ma alles hakkasin seda kasutama, enamus patsientidest tegelikult Eestis olid minu patsiendid, kes seda kasutasid, kellel ei olnud diabeeti. Ja ma iga üle selgitasin kõike, siis on kõik selge. Aga kui see laine hakkas nagu rohkem levima ja inimesed hakkasid rohkem seda kasutama, see hakkas tulemagi arstidelt rohkem tagasisidet negatiivset, et patsiendid on ärevad. Nad ei tea, mida nende numbritega peale hakata, sest see seade on mõeldud diabeetikutele. Kõik juhised, kõikides juhistes on ainult diabeetikude kohta. See ongi kõige suurem probleem nende monitooridega, et see on väga hea vahend ühelt poolt ainult siis, kui sa tead ja kui sa ei tea, kuidas seda kasutada, see pigem võib liigselt ärevust põhjustada. Nii et leia lihtsalt õige spetsialist, kes tegeleb sellega ja oskab igasugused neid vahemikud ja kestused, tõusud, langused sulle tõlgendada. Seal näiteks üks oluline osa on see, et üks päev keskmiselt see monitoor võib kalibreeruda nii-öelda, et nagu valesid näitusid näidata, aga juba see inimest nii häirib tal juba esimesel ööl, näiteks veresuhkur näitab, et see glükoosi tase 2,5. See on surm peaaegu. Aga ütle nüüd normaalne vahemik ka ära. 3,5 kuni, kui me paastuglükoosist räägime, 3,5 kuni 5 umbes, aga tal läheb 2,5 peale. Selge see, et tal või olla, sest ta ei ole esimest tüüpi diabeediga patsient, ei ole endale süstinud insuliini. See on lihtsalt mingi monitori viga või kui patsient lamab ühel küljel ja tal on lihtsalt kokku surutud, et siis piisavalt seda vedelikku ei tule sisse. Nii et kasulik vahend maksab keskmiselt 50 eurot paariks nädalaks. Nii et kui nii et 2 nädalat maksab 50 eurot selle kandmist. Aga kuidas ta torkab, ise peab torkama, vajutama? Ja, vaata, seal on üks selline väike, nagu püstoli moodi selline ja ise sööd ja siis vajutad? Ja, lihtsalt puhastad nahka, desinfitseerid nahka, hoiad, vajutad ja ta ise lööb sisse. Ja valus ei ole? Tead nagu hästi korraks ja hästi natuke. Nii et ja siis püsib ja Bluetoothiga ühildub kehaga. Ja mul on näiteks patsiente, kes on seda kandnud kuid, kui mitte aastaid. Küll ma seda ei soovita, aga nemad teevad ise oma eksperimente ja mitte reklaamivad, aga loovad sotsiaalmeedias natuke sisu ja et sellest. Selge. Aga sa oled nüüd seda kasutanud ja kasutad, ja oled konkreetsete toiduainetega siis enda peal niimoodi eksperimenteerinud. Et ma hakkangi sinult nüüd küsima toiduaineid ja sina ütle, et mis te sinu veresuhkruga tegi. Et alustame täitsa tavalisest hommikusöögist ehk kaerapudrust, et mis juhtus, kui sa seda sõid? Ja ma olen erinevaid pudrusid katsetanud ja kaerahelbe puder tõstis kindlalt üle 9 minul, see oli väga kõrge tõus. Ma sõin, see oli kaerahelbe puder moosiga ja piimaga ja ma tean, et mõned keedavad tegelikult kaerapudru kondenspiima peal ja lisavad veel sinna moosi ja siis ma üldse ei kujuta ette, millised numbrid siis hakkavad olema. Aga kuidas ma oleks võinud seda suhkrut alandada, taldrikus võikski olla mul putru näiteks 4 veerand ja ülejäänud on näiteks kodujuust, pähklid, seemned, metsamarjad, niimoodi. Siis oleks normis asi. Ja, sest peab alati maskeerima neid süsivesikuid, kiudainet, rasva, valguga. Muidugi see puder on ise kiudaine ja valku ka sisaldab, aga kindlasti mitte nii palju. Ja tahtsin kohe öelda, et need numbrid ja need tasemed, mis minul oli ja on, ei ole
universaalsed, et sul võivad olla teistsugused. Kuidas see võimalik on? Me oleme ühesugused inimesed. Me kõik oleme erinevad, meil kõigil ainevahetus on erinev, meil kõigil geenid on erinevad, nii et 2 näiteks pereliiget, üks võib ainult vaadata ja siis juba kaalus juurde võtta ja suhkur tõuseb, aga teine võib ka päev otsa süüa. Ja kas see vastabki tõele lausa? Just, nii on. Sellepärast pole mõtet tugineda sellele, et näiteks mu naaber sööb, mu sõbranne sööb ja tal ei ole mitte midagi. Sa oled eriline igas mõttes. Nii. Aga siis sa ütlesid, et sinu lemmik hommikusöök on hoopis kotlet hapukapsaga, mis see teeb veresuhkruga? Jaa. Kas kotlet või mingi muu lihatoode või lihtsalt hakkliha praetud sibulaga ja siis võib-olla ka hapukoorega. See praktiliselt ei tõsta veresuhkur. See veresuhkru tase võibki jääda kuskil 5,2, 5,3, 4, 5,6 peale, aga see võib ka sõltuda sellest, kuidas ma magasin. Kui ma magasin halvasti, läksin hilja magama, siis see veresuhkru tase ka süsivesikute vaesest toidust võib ka olla kõrgem. See ajab asja hoopis segaseks ju. Ja. Nii et kui patsient tuleb vastuvõttele, üks väga oluline osa sellest küsitlemisest ongi ta une kvaliteet, unerežiim, sest see ka mõjutab veresuhkrut, mõjutab ainevahetust ja seda kõike. No siis on puuvili nagu hurmaa, et paljud arvavad, et puuvilju võib süüa väga palju ja need on toredad, aga mis see teeb veresuhkruga? Ja just hiljuti tegin selle katsetuse ja ma ostin hästi küpsed. No selles on ka nüüd vahe, kas küps või toores? Jaa, on. Ja mida rohkem on see rohelisem, selline toorem, seda rohkem seal kiudaineid ja resistentset tärklist, mis ei lagunegi suhkruks, mis lihtsalt pääseb ja läheb välja. Seda bakterid võivad süüa. Aga näiteks toores banaan või roheline banaan on palju parem veresuhkru mõttes. Aga ei maitse üldse nii hästi kui selline küps banaan. Ja siin tuleb seda valikut teha. Ja hurmaa oli ka hästi kõrge, üle 10 mul tõusis üks selline keskmine hurmaa, kui seda tühja kõhu peale süüa. Ma seda ei tahaks üldse ja see tunne, mis kehas tekib, kui sul veresuhkur hakkab tõusma, mul näiteks kuskil, kui üle 9 läheb, siis ma juba seda tunnen. Keha läheb kuumaks kuidagi, kätes, jalgades selline kuuma tunne tekib, sa täpselt ei saa aru, mis toimub, seni kuni see veresuhkrut ei mõõda. Ja siis, kui see tõus läheb alla, kui see piik hakkab vähenema, siis hakkad tunduma mingit ärevust, selline natuke võib-olla higistad, mul käed higistavad ja siis mingi tunni või 2 tunni pärast sul hästi tugev söögiisu. Sest see glukoos käis korraks üles ja siis läks hästi alla pärast seda. Ja siis, kui see läks alla, siis su keha hakkab vajama uuesti suhkrut. Ja. Aga kas see, et sa tunned seda higistamist ja sellist asja, kas see on nüüd sul välja treenitud seoses sellega, et sa kasutasid monitori või sa oled seda eluaeg niimoodi tundnud? Sa võib-olla, et kas ma sisendan siis? Jah, ma mõtlen jah, et kas... Jaa, ma olen ise ka mõelnud väga palju, lihtsalt erinevad inimesed erinevalt kuidagi seda tunnet kirjeldavad ja ma üritasin keskenduda sellele, mida ma tunnen. Vot see ongi see tunne, mida ma tunnen, et selline kuumus, mis ei ole kõige meeldivam. Et see ei ole, kui ei saa võrrelda sellega, kus ma näiteks saunas käin ära, et need on erinevad sellised tunded. Ja aga teisel inimesel võib olla mingi muu, teisel inimesel või vastupidi, tal võib olla mingi kärsitus, ärevus või kuskil mingi peavalu või vastupidi, tal on hästi palju energiat ja ta on väga rõimus, aga kui see suhkrutase läheb alla, siis ta taas muutub selliseks süldiks või muutub ärevaks ja tahab, ma ei tea, oma kolleege ära tappa ja lihtsalt, et keegi ei häiriks. Asi läheb järjest keerulisemaks. Jaa, et tuleb oma keha kuulata. Võtame nüüd sellise toiduaine nagu muna, et ma saan aru, et ükskõik mis olekus siis. Praetud, keedetud. Ja kõik valguallikad on üldiselt ohutud, kui me räägime suhkrust. Liha, kala, munad, kõik loomsed, aga kõik muud kala, kõik mereannid ja kõik loomsed saadused, neid on ohutud, neid võib süüa väga palju. Varem räägiti sellest, et võib ka mingit neerukahjustust
võib meere kahjustada. Et üldse kolesterooli on palju munas. Ja ka kolesterooli. Selge see, et kui sa tahad olla terve, sa pigem pead sööma valku. Ja isegi siis, kui sul on kerge ja vanad, eriti vanemate. Ja sa tead küll, mida söövad hooldekodudes elanikud. Ei, ma ei tea. No kujutad ette. Mingi supp ja puder, eks ju. Just. Ja mingid kissellid ja sellised asjad. Nagu eluaeg on kodus tehtud. Ja nad saavad ilmselt päevas võib-olla kõige rohkem, ma ei tea, 10-20 grammi valku päevas, kuigi nad peaksid saama 1,8 grammi oma ideaalkehakaalu kilogrammi kohta päevas. Kui see naine, eakas, kes elab näiteks hooldekodus, aga kui ka ei ela, et kui ta elab kodus, ja ikkagi teeb sellist ta peab saama umbes 100 grammi valku päevas. Ma ütlen sulle, 100 grammis lihas on umbes 30 grammi valku. Et see naine peab päevas saama 300 grammi liha või alternatiive. Ühes munas on 6 grammi valku, 100 grammis kalas 20 grammi valku, 100 grammis juustus 20-25 grammi valku. Nii et kodujuust, kohupiim, tofu, miks mitte, oad, miks mitte või mingid kaunviljad. Palun väga. Aga me lihtsalt ei saa seda piisavalt. Ja see segab meie lihased kaovad ära ja lisaks me ei söö piisavalt kvaliteetset rasva. Sageli me näeme, et kuskil mingi hea margariin, hea hinnaga või... Sa soovitad võid, jah? Ja, pigem võid. Võid ja mulle meeldib näiteks muna pooleks teha ja sinna võid peale panna ja juustu veel peale. Ja see kustutab isu. Ma panen selle asja leiva peale. Seda ei tohi, ma saan aru. No kui munast rääkida, et lihtsalt valk, rasv on isu pärssijad kõige rohkem. Muidugi kiudained ka, et kui eriti hästi selline kiudaine rikas toit. Aga kui munadest rääkida, ega 5 muna päevas, ma mõni päev võin süüa ka 7 muna päevas, ma võin ka süüa... Naiste rahval on seda vist palju? Ei ole. Ei ole palju? Ei ole. Ma võin ka süüa 4 muna hommikusöögiks ja näiteks 3 muna veel lõuna või õhtusöögiks. Seda, et neid asju ei tasub karta kõike muud, mida sa sööd, mida sa käid oma vapianos ja sa tellid pokebowli riisiga, ja sa jood smoothisid banaaniga ja sa jood mingeid energiajooke ja latte siirupiga. Seda tasub karta, mitte mune. No meie aeg hakkab nüüd väga kiiresti täis saama, aga ma küsin veel viimase asja, et väga tore jook on ju porgandi või peedimahl, mida saab poest pudeliga osta. Või ise kodus teha, kellel on mingi aparaat olemas, et mida sellest arvata, mis see veresuhkruga teeb? Ma tean kindlasti, mida see teeb veresuhkruga, et minu veresuhkur tõusis mahla mõju all kõige rohkem võrreldes muude toitude ja jookidega. Eks ma ei ole muidugi karastusjookidest, sellest ma üldse ei räägi. Aga see tõstis üle 11-10. Ma nüüd ei mäleta, palju seal oli, 300 millilitrit või nii. See on lihtsalt pomm, glükoosipomm. Kui me räägime kapsamahlast, siis on okei. Seal on hästi vaja süsivesikuid. Kui me räägime maa-alustest, köögiviljadest või puuviljadest, siis ikkagi pidage silmas, alati vaadake, ärge kunagi vaadake, kui palju kaloreid sees. Alati vaadake, kui palju süsivesikuid sees. Kui 100 millilitris on rohkem kui 1-2 grammi süsivesikuid ja pudelis on pool liitrit, ärge kunagi seda jooga. Aha, okei. Aga kas see taldriku reegel kehtib, ma tahaks küsida, mida meile soovitatakse seal, et veerand kartulit, veerand liha ja pool köögivilju? Ma suhtun sellesse hästi skeptiliselt, ma olen korduvalt kirjutanud erinevates ajalehtedesse, ajakirjadesse ja see Tervise Arengu Instituudi lähenemine mulle kohe kindlasti ei istu, et see kartuli asi ja makaroonide asi, et kindlasti ei ole see, mis meil on 60% üle 60% ülekaalulisi, eks. Ja kui me soovitame veel inimestele süüa, seal on ametlikult ju kirjas, et leiba võib süüa ja kartulit võib süüa ja täisterapastat võib süüa ja puuvilju võib süüa. Uuringud kinnitavad, korduvalt kirjutavad sellest, et need on ained, mis soodustavad ainevahetuslikke probleeme. Miks
me riiklikul tasandil neid soovitame. Nii et asendame palun kartulid valguga, kui te olete harjunud 1-2 kotletiga, hakkate nüüd 3-4 kotletti panema ja nii edasi. Siin on nii palju huvitavat ainest, millest me ei jõua täna kahjuks rääkida, aga suur tänu, Sergei, tulemast ja vaatajad jääge veel meiega, sest järgneb 5 minuti meditatsioon. Aitäh! Võta nüüd hetk iseenda jaoks. Alustame tasakaalu leidmise meditatsiooni. Kui võimalik, sule silmad. Tunneta, kuidas sinu keha on toetumas toolile või voodile, kandes sind vaikselt ja kindlalt. Too tähelepanu oma hingamisele. Sa ei pea seda muutma. Lihtsalt märka, kuidas iga sissehingamine toob värskust ja iga väljahingamine viib ära liigse. Hinga aeglaselt nina kaudu sisse ja veel aeglasemalt suu kaudu välja. Hinga sisse rahu, hinga välja päevapinged. Nüüd too tähelepanu keha sisemisele tasakaalule. Sinu keha töötab sinu heaks ka siis, kui sa sellele ei mõtle. Iga rakk teab, mida teha. Iga süsteem otsib loomulikku rahu ja stabiilsust. Kujutle hetkeks, et sinu sees on rahulik, ühtlane rütm, nagu vaikne meri, ilma laineteta. See on tasakaal, mida keha tunneb siis, kui teda kuulatakse ja hoitakse. Kui mõtted rändavad, lase neid lihtsalt minna. Sa ei pea neid kinni hoidma ega lahendama. Ütle endale vaikselt. Ma ei pea praegu midagi parandama. Ma ei pea praegu midagi tõestama. Piisab sellest, et olen. Hinga veel kord sügavalt sisse ja aeglaselt välja. Ja märka, kuidas rahu ei ole midagi, mida tuleb saavutada. Rahu on midagi, millele saab ruumi anda. Jää selle tunde juurde veel hetkeks. Ja kui oled valmis, too oma tähelepanu tagasi siia hetke. Vaikselt, rahulikult, enda tempos.